Nii, vaadake, nüüd on olukord selline. Naine või vanemad viskasid mind kodunt välja. Ma ei tea, kumb usutavamana kõlab. Ja keegi mind enda juurde võtta ei taha, sest kõik kardavad koroonaviirust ja mul on lõhnad ka küljes. Nii et tundub, et minu ainuke võimalus praegu on veeta öö kuskil bussipeatuses ning hommikul loodetavasti saan siis koju tuppa sooja sisse tagasi. Aga mis on parim bussipeatus, kus veeta ööd? No hakates nüüd mõtlema, siis arvatavasti oleks parem, kui see bussipeatus asuks peamise tänava ääres, kus on palju inimesi või politseid. Sest muidu võidakse paljaks röövida või viia kuskile, ma ei tea, aresti või kainestuskambrisse, et see on lõpptulemus, mida me ei soovi. Aga nii siis tulebki meil sammud seada kas kuskil eramaja või tööstusrajooni. Lähme ja kulgume see ringi, vaatame, milline jääb siis see valitud öömaja. Nii, näete, olengi siin eramaja rajoonis. Lähme üle tee. Siin on ühel pool selline peatus ja teisel pool on puitkaga, see tundub mugavam. Igatahes, kus me oleme? Tänava nimi on Oja tee, peatuse nimi on Oja tee. Etümoloogilisi küsimusi ei tohiks tekkida. Näete, putka, teateid pole, paar taksoreklaami, mingi söögikoha reklaam ka, bussiajad. Väga äge. Pink on 2 lauast koosnev. Veidi kitsas küll, aga päris pikkust on. Ma ei tea, 2 meetrit veidi peale saab mõnusalt sirutada. Muidu oleks võib-olla hea, kui ta laiem oleks, aga näete, teisel pool teed on maja. Ja mul on miskipärast kahtlus, et sealt hakatakse kiibitsema, mida ma siin korda saadan, nii et liigume edasi mööda oma lõpmata teed. Nii, kandidaat number 2. Metsakalmisto, samamoodi 2 lauda, vist küll veidi lühem kui eelmises kohas, ütleme 2 meetrit, 2 poolt ei ole. Aga siin on putka mõlemal pool, nii et valiku vabadus on palju suurem. Lähme teisele poole teed ja näeme, et ka siin on olemas pingikene. See on isegi üllatavalt sirge, siin on 300, aga pikkust on umbes 1,5 meetrit. See jääb lühikeseks. Näete, kaardil oleme siin. Aga selle koha boonus on see, ühel pool teed on kalmistu, teisel pool teed on, ma ei tea, mingi asutus. Et elusaid inimesi siin 100 meetri raadiusest olla ei tohiks. Noh, kalmistu, kui teid hirmutab, siis võib-olla kõle. Ja näete, sealt poolt, kus ma tulin, või noh, pigem ärge nähke sealt poolt, kus ma tulin, seal tänava valgustus puudub. Nii et nipsis selleks, kui teid peaks visatama kodunt välja, et te peate öö tänaval veetma, võtke kaasa taskulamp pimedal ajal. Nii, tulin siia pika maa ning leidsin koha, kus valitseb tõeline vaikus. Aasa külaliste maja siin parkimisplats. Vaadates seda märki, siis tundub, et see on väga kulunud, aga näete, siin iga päev peale pühapäev käib 4 bussi päevas. Aga mida ei ole tuulevarju, ei ole pinki. Küll on olemas prügikast, äkki midagi väärt sees. Ei ole tühi, järelikult tühjendatakse korralikult. Ning lisaks ma ei tea, kas see on püsiv probleem. Jätkame oma teekonda. Ma ei tea, kas see on püsiv probleem siin või see on, ma loodan, et see on selline ajutine asi, mis juhuslikult juhtus siis, kui mina siia tulin, aga siin lõhnul nagu kellegi oleks juuksed põlema pannud. Tuleb siis minna järgmisesse linnaossa. Nii, ja seal läheb bussike. Mis tuli äsja, näete. Siit peatusest oleme tulnud täitsa teise linna otsa. Raudteejaama. Ja jah, siin veel hetk tagasi oli 10 inimest.
nii et see ei ole hea meie eesmärkide saavutamiseks, sest täna peaks üks rong veel tulema umbes mõni minut tagasi või 10 minut tagasi võib-olla saabus. No näete, pink on jõle lühike ja tundub räpane ka. Aga lähme vaatame, kuidas saab võrrelda rongipeatust bussipeatusega. Okei, nagu näha võite, siis siin on 3 pinki vabas õhus. Kui olete siin vabaõhu armastaja, soovite tähti vaadelda, kuigi see on kohe pea kohal on valgus. Aga jah, kahjuks see, mis on ainus tuulevarjuga, on juba hõivatud, seal on juba keegi sees, seal me ööd veeta ei saa. Aga tundus üpris sarnane, veidi lühike, aga päris mõnus lai. Et selle koha pealt pole midagi ette heita. Nii, tegemist on küll ööbimiseks kõlbmatu bussipeatusega, aga näete, tikuvabriku. Ma ei tea, kas siin buss üldse käib, siin pole mingit märkigi. Mitte midagi ei ole. Kruviga isegi ei logise, näe. Silt on ka nii viltu vajund, juba seisad siuke mõnekümne meetri kaugusele ja okste taha. Ja praegu on puud veel raagus ka. Aga kui keegi soovib siis seina peale panna bussipeatuse silti, siis ma arvan sellest väga keegi seda siin igatsema ei jää. Nii, näete, nüüd on mul üks suur asi, mida näidata. Siin algab kõnnitee. Kõnnitee läheb. Näete, suurelt on kirjas buss, küll valesti kirjutatud. Eesti keele ortograafia reegleid järgides, aga sellegi poolest kirjas see on. Siin on maas palju lehti. Kui soovite, võite nendest endale aseme ehitada. Mina seda teha ei soovi, näete. Taga on mingi vana jope. Või jope kapuuts vist pigem. Okei, see selleks. Näete, pink on olemas. Mõnesti oksad on ka peal. Ilusti. Kohe puu on all. Küsimus, kas see puu öö jooksul pähe ei kuku. Aga tähelt võib-olla ei kuku, see tundub ikka tugev, viltuna, aga tugev. Igatahes. Jälgime nüüd seda anomaaliat. Näete, siin on aiake. Aia sees on mingi, ma ei tea, võib-olla kasvuhoone, seda vist ei jäädvusta väga hästi. Mingi peenrak on ka, aga selline aiake. Siin nii umbes seda vist ei jäädvustu. Ma ei tea, võib-olla on 6x4 meetrit äkki. Igatahes bussipeatus, näete, Reinu Põik. Buss käib siin esmaspäevast laupäevani 1 korra päevas. Vaatame nüüd veel, mis liiklus siin on. Millised liiklusrajatisi siin huvitavaid võib leida, näete. Jalutame edasi kõnniteed, kõnnides otsa, läheb majahoovi ja küll. Võiks nüüd päeval siia tulla, oleks huvitav. Nii, siin on ülekäigurada. Või vähemalt mingi algus. Mitte ühtegi märki ei ole. On 2 triipu siin ja 1 triip siin pool. Märke ei ole, aga siuke madalamad kohad on. Ma arvan, jalgratta või ratastooliga isegi saaks seda ületada väga edukalt. Kergliikuriga, tõukerattad, mis iganes. Nii, lähme nüüd edasi. Näete, ka siin pool on valesti kirjutatud sõna buss. Seal on müratõkked teisel pool. Vaatame, kedagi ei tule, lähme vaatame lähemalt. Müratõkked, näete. Ja siin on solvatud meid, siin me ööbida ei saa. Siin on ideaalne vaikne rajoon. Ma pole siin väga palju autose näinud. Seal pool nägin üht veokit, seal umbes paarsada meetrit, mis parkis, kus mees jõi õlu. Ma ei ütle, et õlut jõi. Okei, ma ei teinud seda kindlaks, aga ta jõi mingis pooleliitrisest või pindisest purgis olevat jooki ja mängis mingi tahvelarvuti või telekaga, ma seda täpselt ei näinud. Nii et ta vist meile jamas ei põhjusta. Näete, siin kas bussid ei käi või see on ära varastatud, nii et ka siin on üks liiklusmärk, mida saab edukalt omastada. Ja näete, siin on ideaalne ruum, kus võiks olla pink, võiks olla tuulevari, väga edukalt võiks olla, aga seda ei ole. Nii peab seal taga mätta peal vist istuma. Igatahes liigume edasi, näete, valgustus on siin kõva selle kohta, et siin keegi praegusel tunnil mida püha pealt küll kaheks, võib-olla tõesti, aga kedagi siin ei käi. Ja näete, siin on veel mingi madalam koht, miks see veel on? Siin ei ole mitte midagi, siin on
ma ei tea, puud ja metas siia sõita ei saa, nii et siin on kõnnitee, aga edukalt saab. Kas on, kui keegi saab jalgrattaga sõiduteel ja siis otsustab ümber või vastupidi, seda ma ei tea. Mul on tunne, et siin on lihtsalt Euroopa Liidu rahad mängus olnud. Näete, jälle üks koht, kus ööbida ei saa, aga mul on öelda veidi siin kriitikat linnaasjade pihta. Hea küll, bussitaskut pole, peatuse nimi on Reinumõisa. Busse käib tööpäeviti 3, laupäeviti 1. Lähme vaatame teisele poole ka. Siin sõidab auto mööda. Nii, nüüd saab üle. Nice, Omega. Omega on hea auto. Opel, taga vedu ja puha saab driftida, kui lund on. Aga igatahes. Siin käib buss veidi rohkem. Nagu näha võite, endiselt peatuse nimi Reinumõisa. Siin bussitaskut ei ole, teisel pool pole midagi. Siin on prügikast ja pink. Igatahes, jah, see on tööstuspiirkond. Seal on Cleveron, seal on Trafox, seal on Told. Told just pole, mitte midagi just pole näha. Igatahes, sildid on siin, kui te ei usu, et siin ettevõtted asuvad. Nii et siin ma eeldan käib iga päev tööl umbes ikka 100 inimesi tööpäeviti. Toldis mul on kõla järgi just on praegugi mingi asi, kui hukkusin ümber ka. Et jah, ja need 100 inimesed, neist ma ei tea, palju automanikke pole, ma arvan ikka, ütleme, kui 300 inimest käib tööl, siis võib-olla 100 või 150 võib-olla pole automanikud või lihtsalt ei raatsi autot kasutada. Ja nemad siis käivad bussiga ja peavad seisma lageda taeva all iga ilmaga, iga aastaajaga. Selline on elu siin rajoonis. Nii, puidu peatus. Näete. See on vist viimane, kuhu me täna jõuame. Siin on ilusti maasse, saab kükitada, et lugeda. Ületame teed, vaatame edasi. Ja siin ta siis ongi teine Puidu tänava peatus. Ilusti putka on olemas. Ajad on kirjas, veidi küll siin see plastikkate on katki, aga see on üks, mis on lihtsalt lamineeritud. Näete, ilus pikk pink, päris uus tundub. Päris mugav. Külm, aga kitsas, aga kõige hullem pole. Ja näete, siin on selline innovaatiline lahendus, kui teil öösel peaks külm hakkama, siis näete, saate siin veidi harjutusi teha sooja. Mina küll seda vaja, ma siin kõndisin oma 10 kilomeetrit mööda bussipeatuseid täna. Aga näete, ainus miinus on see, et see on läbipaistev. Mõlemalt poolt reklaami vist siia ei müüda. Nii et te olete hästi nähtav. Igatahes, mis siis kokkuvõtteks öelda võib? Ei ole lihtne leida bussipeatust, kus oleks väga meeldiv ööbida. Ma jätan hinnangu ka. Igatahes see vast on parim bussipeatus, ainus probleem on see, siin on tööstused lähedal, kus vahetused hakkavad juba kell 6 hommiku, nii et juba 5:40 aetakse üles. Nädalavahetusel võite siia tulla, aga võite minna ka rongijaama. Rongijaamas esimene rong läheb umbes 6:30, nii et seal hakatakse võib-olla kella 6 alles siblima. Seal on pink on laiem, aga jah, rong läheb iga päev vara. Igatahes jah, aga mis mõttetera on mul siis siia lõppu öelda? Ükskõik, millises seisukorras teie elu täna ei oleks, siis siin bussipeatuses lebades, pikutades ning vaadates taevasse tähti. Kui see valgus silma ei paistaks, siis näeks suurepäraselt neid. Vaadates taevatähti, lebades siin bussipeatuses, võib öelda, et homme tuleb kindlasti hea päev.